how you doing? I'm doing good. How you doing? Loodan keegi solvu, aga ma arvan, et kõik saavad aru, et mina on nii elu peale kaalulaagrit. Minul oli see viimasel filmimisel, ma panen siia klipiga juurde, et mul on see, et kui liiga palju emotsioone saab, siis mul tervis klipp kohe ära ja siis tuli väikene sükene kurvem klipp, panen sellega siia juurde, et näidata, kuda nagu juhtub. Siis mis on peale kaalulaagrit veel juhtunud? Väga palju hämmastavalt palju positiivset kirja olen vahelduseks saanud. Vihakõnet olen ka saanud rohkem kui muidu, et kõik on nagu rohkem olnud. Eksiga pandi koos saatesse. Et väga huvitav elu on olnud. Et ma siin vaikselt õpin, et mida ma ei tohi tegelikult süüa, mis võib-olla teiste jaoks on tervislik, aga minu jaoks lihtsalt kas on mingi talumatus või ei sobi, kui mul on multiskleroos. Et õpin, testin, arendan, loen, kuulan, seda infot on lihtsalt näidatud. Ma olen ka väga tänulik inimestele, kes kõik on mulle saatnud toetuskirju, eriti neid, mis on olnud lisainfoga, et kuidas leevendada seda multiskleroosi asja. Tänase seisuga jah, ma pean kasutama liikumisel, pikemal liikumisel või siis halvemal päeval liikumisel ratastooli, aga see ongi, ma räägin, et mul on jalad üle 10 aastaga haiged. Ma loodan ikkagi terveks saada kogu selle asja, aga praegu ma tellisin endale Stark Industries, või ma skäeldas nagu kleepsu, et mul on siis Ironmani firmast ratastool, et ma tuunin ägedaks ja üritan selle asja nagu positiivselt nagu mõelda. Siis mõtlesin selle peale ka, et need invaparkimiskohad on, aga kui ma pargin oma ratastooli siin ära, siis aga kuidas ma siis nagu edasi liigun poodi, kui mu ratastool peab jääma invaparkimiskohal. Siis ma mõtlen siuksed huvitavad asju. Ma igaks juks ütlen, et see oli nali. Väga paljud ei saa mu huumorist aru. Sellega on natuke raskus. Aga kõige tähtsam on üleüldiselt positiivne mõtlemine, positiivne elamine ja muidugi tervislik toit. Ma ei teagi, kumb tähtsam on nendest kahest. Mõlemad väga tähtsam. Trenni ma ei tee. Käsi ma natuke trennin, sest mul on vaja käte jõule rohkem keskenduda, aga kuna mul on käed ka haiged, siis minimaalselt. Et minu kaalukaotus on olnud 99,900 miljonit% tänu toitumisele. erikorgu.ee toitumiskavad. Ja hetkeseisuga olen ma 53 kilo. Saates olin ma 65,6 vist. Et see on siis 12,6 kilo muutust. Pidin seda kalkulaatoriga. Arvatavasti see on vale number. Võib-olla ei ole ka. Ja mis siin veel muutunud on? Sain aru, et ühesõnaga mulle jõudis lõpuks kohale, et ma tõesti olen haige. Sest kui teistega seal koos võrrelda ja teha siukseid asju, mis tundusid lihtsalt, olid minu jaoks väga rasked, siis ma sain aru, et ma nagu tõesti pean oma tervisega midagi tõsiselt ette võtma, sest muidu see läheb nagu halvemaks. Ja energiat on mul rohkem, tuju on mul parem. Ma isegi puterda nii palju enam rääkides, et hääldan natuke rohkem nagu välja asju, mis on väga huvitav. Varem nagu oli see raske, ma vahin ennast kogu aeg, ma ei tea miks. Tukk on tulnud, tatoveeringuid on juurde tulnud. Mitte ainult need. Poliitikaga olen rohkem tegelema hakanud, muusikaga olen vähem tegelema hakanud, OnlyFansiga tegelen ikka veel, mõned asjad on ikka samad. Peale saadet sain meil teada, et Org on väga tore, ta ei vihka mind. Et saatest oli päris tõsine, aga arusaadav, tõsine saade. Või vähemalt tema jaoks. Meil sai ikka nalja ka. Natuke saab vahel ma päriselt ei töinu nii palju, nagu ma seal saates töinasin. Ausalt ka. Aga kuidagi õigetele punktidele sai seal nagu väga vajutatud. Kes mulle seal saates meeldis, ütlen kohe ära, kes mu lemmikud olid.
loodan keegi solvu, aga ma arvan, et kõik saavad aru, et nii on. Adne. Ma panin Sydney ja Ade nimed kokku praegu. Minu lemmik oli siis Adne. Või Side. Sydney ja Ade olid minu lemmikud. Et ma ei pea põhjendama, miks. Kes mulle ei meeldinud. Kuidas seda nüüd poliitiliselt korrektselt öelda, et kas mulle ei meeldinud. Keegi nagu otseselt nagu haiget väga ei saaks, et sellest ei tuleks suur draama. Võib-olla ma pean neid kunagi veel nägema, eks ole. Eesti väike. Et kõik inimesed ei saagi alati omavahel klappida. Et see lihtsalt on nii. Ja mõni inimene sulle lihtsalt ei meeldi. Sa ei pea isegi temaga suhtlema tegelikult ja juba ei meeldi. See on okei. Mina näiteks ei meeldi väga paljudel inimestel. Adele ka ei meeldinud enne saadet. Ja Ade ei meeldi mulle enne saadet. Saates hakkas just väga meeldima, läks teistmoodi. Aga kui nüüd nagu ilusti üritada, siis teema kokku võtta. Saade oli väga äge, kaalust sain alla. Mulle meeldisid Sydney ja Ade kõige rohkem. Ja kes mulle ei meeldinud? Lähme selle teema juurde ikka tagasi. Et see ka alla lõpmata ette peab jääma. Kes mulle ei meeldinud? Ma hakkan viha saama. Ja ma hakkan palju viha saama, kes mulle ei meeldi. Teate? Aga mul on õigus oma arvamusele. Mul on õigus, kui mulle keegi ei meeldi. Mulle ei peagi kõik meeldima. Kas ma usun, et mina ka talle ei meeldinud? Ütlen välja. Küll siin seletab, eks ole. Igal inimesel on õigus. Sa ei peaks tegelikult sellise asja pärast põdema, et sulle keegi ei meeldi. Sul on täiesti õigus, kui sulle ei meeldi keegi. Maljukas ei meeldi. Mulle enamus inimesed ei meeldigi need, kes on hakanud minu kallal võtma. Minu kallal norima või mölisema. Tavaliselt enamasti mul ei ole mitte midagi nende vastu, kes teisi ei kiusa või mind ei kiusa. Heleri kirjutab, miks programm kokku jookseb, kui eesmärk kaal talle ebasobilikult väike sisestada. Sellepärast, ma ei tea, mida sa mõtled kokku jooksmise all, aga me ei lase teha nii-öelda ebatervislikku. Me ei lase panna inimesel ebatervislikku eesmärki, sest see on tegelikult ka ebarealistlik. Ükski inimene ei peaks tegelikult olema sellises kaalus, kui nüüd rääkida inimlikest põhjustest, mis nii-öelda teaduslikult tema vastu töötama hakkab ühel hetkel. Kui inimene on saavutanud oma ideaalkehamassi indeksi ja sealt võib-olla siis natukene veel alla läheb, siis see on okei, aga meil on ikkagi tuleb selliseid nagu kirju sisse, kus inimesed tahavad võtta ikka oluliselt rohkem alla, kui nad peaksid. Ehk siis ma toon siin kohe näite, et keegi tahab minna mingi bikini fitnessis võistlema või midagi sellist. Et see on nüüd näljutamine. Sellega mina ei tegele. Seega, jah. Teine küsimus. How you doing? I'm doing good. How you doing?